Te just lahkusid Valge Maja kohtumiselt president Trumpiga. Ta ei varja oma pettumust NATO riikide suhtes. Kuidas kohtumine läks? Kas ta ütles, et kavatseb lahkuda? Olgu, las ma teen selle täiesti selgeks. Ta on selgelt pettunud paljudes NATO liitlastes ja ma mõistan tema seisukohta. Kuid samal ajal sain ma ka rõhutada fakti, et enamik Euroopa riike on olnud abivalmid baasidega, logistika, ülelendude osas, tagades, et nad täidavad oma kohustusi. Ja samuti on laialdane toetus sellele, et Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide võimekuse vähendamine oli ülioluline. Ja et ainult Inajua olid sel hetkel võimelised just seda tegema. Ja ärgem unustagem Keir Starmerit, Briti peaministrit, kes kogub praegu kokku koalitsiooni, milles osaleb üle 30, isegi üle 40 riigi. Eile planeerimiskoosolekul sõjaväejuhtidega, et tagada vabade mereteede olemasolu ja Hormuzi väina kasutamine tulevikus oleks võimalik. Nii et ma tõin talle ka välja ühe positiivse külje. Aga see oli selgelt väga aus, väga avatud arutelu, kuid samas ka vestlus kahe hea sõbra vahel. President ütles, et ta proovib NATOst lahkuda või vähemalt mitte toetada NATOt nii palju, kui teised presidendid on toetanud. Nagu ma ütlesin, on selgelt pettumus, kuid samal ajal kuulas ta ka hoolikalt minu argumente selle kohta, mis toimub. Ma märkisin ka, et just tema juhtimine tõi kaasa kulutuste kohustuse, need 5%. Ja, see tähendab murrangulist muutust NATOs. Ta jätab endast maha murrangulise pärandi. See on NATO 3.0, kus eurooplased hoolitsevad paremini oma enda kaitse eest, mis tugevdab nii Euroopat kui ka NATOt. Juht Mark Rutte kohtub presidendiga. President Trump püüdis eile teda alliansist lahkumisest ümber veenda. Pärast kohtumist kirjutas Trump Truth Socialis. NATO ei olnud kohal, kui meil oli vaja ja ei ole ka siis, kui meil uuesti vaja läheb. Kas mäletate Gröönimaad, see suur halvasti juhitud jäätükk? Teatatakse, et president kaalub plaani viia Ameerika väed välja NATO riikidest, kes keelduvad Iraanis abistamast. Me kutsusime Michael Alleni, endise riikliku julgeolekunõukogu direktori George W. Bushi ajal. President ei öelnud, ma tahan NATOst lahkuda, kuid ta on üsna pettunud, et NATO ei aita ega lase meil oma baase kasutada. Hispaania näiteks ei lubanud oma õhuruumi kasutada. Jah, vaata, ma arvan, et mõned neist Lääne-Euroopa riikides, mitte NATO, vaid Ida- või Lääne-Euroopa riigid on olnud ebameeldivad. Nad ütlevad, see ei ole meie võitlus, sellel on Ameerika Ühendriikides veel mõnda aega negatiivsed tagajärjed. Aga meie otsused selle kohta, kus sõjaväär peaksid olema baasid, peavad põhinema sõjalistel vajadustel ja riiklikul julgeolekul. Mul on kahtlusi, kas me vajame neid veel Hispaanias. Nii et kui üks ülevaatus viiks need Hispaaniast ära, jõudude paiknemisülevaatus, siis arvan, et ma oleksin sellega rahul. Aga ma oleksin ettevaatlik, kui prooviksin Saksamaalt lahkuda. Ma oleksin ettevaatlik, kui prooviksin Itaaliast lahkuda. Paneme süü sinna, kuhu see tegelikult kuulub. Lääne-Euroopa kesk-vasakpoolsetele valitsustele, mitte NATOle. Itaalia ütles, et me ei saa kasutada Sitsiilia baasi. Miks me selle eest maksame? Kui me ei teavitanud neid ega kaasanud neid alguses peale ning nad tahavad nüüd solvuda ja skandaali teha, siis olgu pealegi. Aga mitte lubada meil baase kasutada on täiesti vastuvõetamatu ja keegi ei unusta seda. Reagan pidi ka sellega tegelema, eks? Jah, ta tegeles sellega. Euroopa on seda meiega varemgi teinud ja me peame sellele lõpu tegema. Eriti Itaaliaga, kellel on suhteliselt sõbralik valitsus. Me peaksime suutma neile selgitada, et nad peavad sellistes äärmuslikes olukordades meie poolel olema. See toob kindlasti kaasa negatiivseid tagajärgi. Nad peavad selle kompenseerimiseks investeerima oma kaitsetööstuse baasi, et tulevikus võimalike kriiside korral rolli mängida. Sest lõpuks, Brian, on nende võimekus üsna piiratud. Võib-olla osalevad nad saatemissioonidel või jälgivad Hormuzi väina, eeldades, et suudame selle relvarahuperioodi üle elada. Aga nad ei ole selles head ja neil ei ole samasugust võimekust nagu Ameerika Ühendriikidel, nii et me ei tohiks end algusest peale nende kasulikkuse suhtes petta.
pea meeles, nad ei õpi Ukraina ja Venemaa sõjast. Nad ei ole droonideks valmis. Euroopas näevad nad Shahedi droonide lähedust ja surmavust ning rolli, mida need mängivad Ukraina ja Venemaa vahelises sõjas. Nüüd Business Insideri andmetel tormavad nad plaani koostama. Enne konflikti Iraaniga ja sissetungi Ukrainasse ründasid odavad droonid sihtmärke Lähis-Idas. See tähistas uut tüüpi sõda. NATO eiras hoiatusi ja ühe komandöri sõnul tormab nüüd taktikaid muutma. Ja kes peaks sellest kasu saama? Ukraina, sest nemad suutsid improviseerides uuendusi teha. Õige. Midagi huvitavat Ukraina sõjas on droonide tehnoloogiliste muutuste sagedus. Meie Ameerika Ühendriikide relvajõududes õpime palju saadud õppetundidest. Tüüame mõista, kuidas neid droone on kasutatud. NATO ja Euroopa. Europlastor on vaja teha sama. NATO on keeruline bürokraatia, mida on raske juhtida. Seega on neil ilmselt raske mõnda neist õppetundidest omaks võtta, aga me peame seda tegema. See siin on sõja tulevik. Droonid on osa peaaegu igast sihtmärgi valiku otsusest. Lisaks on olemas FPV-droonid, mis jälitavad Vene sõdureid iseseisvalt. Seega peame seda põhjalikult uurima ja end korralikult ette valmistama. Ja lootma ukrainlastele, et nad meid õpetaksid. Ja muide, on väga oluline, et Ukraina oleks edukas. Neil on Euroopa suuruselt teine armee ja nad on parim lahingujõud. Poola palus tõsiselt suhtuda USA võimaliku lahkumisse NATOst. Nad võtavad seda tõsiselt, makstes alla 2%. Hispaania, Portugal, Albaania, Belgia ja Kanada on priileivasööjad. Aitäh, Mike Allen! Aitäh!